Järjekordne reisisari viib meid seiklema 2025. aasta suvesse. Siim ja Merlin lähevad üheskoos Norra mägesid avastama. Ööbime auto katusel, ujume jääkülmas vees, kohtume trollidega ja vallutame mägesid. Ma võin mind sind. Siimu, kus me lähme? Reisule. Ahoi, me oleme jälle reisile tulnud. Ma ei tea, kas te praegu siit sellest videost aru saate, mis laev see on ja kuhu me välja oleme jõudnud. Annan teile võimaluse natukene veel nuputada. Kes arvasid ära, et õige riik on praegu Rootsi, siis teie olete olnud ka õigel teel. Oleme siis Baltic Queeniga tulnud Tallinnast Stockholmi. Sõidame maha, võtsime suuna sirgelt lääne poole ja plaan on minna sellel korral avastama siis sellist kohta, nagu on tegelikult Norra. Et läheme Rootsist Norrasse välja ja kui Google Mapsi pealt vaadata, siis tegelikult ka kõige sellisesse mägisemasse piirkonda. Et põhja pool ka muidugi mägesid, aga meie plaanime siis need nii-öelda lääne piirkonna mäed üle vaadata ja kõik võimalikud vaatamisväärsused ka. Praegu esimene koht, kus me lähme, on Lommis, oli mingisugune vana kirik ja praegu Keps näitab, et meil on 8 tundi ja 44 minutit aega sinna veel sõita ja 707 kilomeetrit teeb see kokku. Et üsna selline hea pikk kulgemine, aga eks me teeme siin Rootsis mõned pausid ka sinna vahel, et lähemegi ühe jutiga nii-öelda Norrasse täna esimesel päeval ära. Ja kuupäev on meil kalendris 21. juuli 2025 ja kellaaeg näitab 11:24. Oleme nüüd sõitnud juba 2 tundi ja 40 minutit. Me teeme väikese kohvi joomise pausi ja 230 kilomeetrit äkki on juba maha sõidetud. Oleme nii-öelda Rootsi kõige alumises nurgas ära käinud, mida me puudutame ja nüüd hakkame taas põhja poole liikuma, et natukene siis Norra poole jõuda. No sina magasid vahepeal kõvasti. No jah, ma uni võts. Ja kes tähele paneb, et mis veider asi meil siin auto katusel on, siis me rentisime endale Haapsalust katusetelgi. Kunagi varem seda kasutanud ei ole, aga sellel korral proovime siis katusetelgis ööbimise ka ära teha, et kuidas see asi välja tuleb. Ja eks me siis pärast näitame ka, et kuidas see telk lahti käib ja mis seal telgis sees üldse on. Autohome Columbus ja kõige väiksem mudel on siin peal. Meil on siis menüüs tomati kastmes tuunikala, aga see on meie oma Lidli kaup. Ma arvan, et see maitseb päris hästi. Ja me tegelikult võtsime kaasa Eestist enamus söögid, tatart, riisi ja sellist värki ja siis ongi kusagil, kus me hakkame ööbima. Teeme omal ise toitu. Praegu siis paneme kohvi või keema. Kala on päris hea. Maitseb imeline. Meil näitab praegu 429 kilomeetrit veel sõita meie Norras asuva sihtkoha poole ja kuulame siis Rootsi erinevaid raadiojaamasid. See on nüüd viimane Rootsi eurolugu. Küll ei võitnud, kuigi oli suur favoriit. Me hakkame jõudma nüüd Rootsi ja Norra piiri peale. Nii et väike piiriületus ka. Siin on vist vanad mingid piirivalvemajad. Kas mul on deklareerida mingid asju või mitte. Mingid märgid näitavad siin üleval. Vana ja piirivalve värk siin. Tull. Ja ajaliselt 5 tundi ja 6 minutit. Keskmine kütusekulu isegi suht normaalne. Selle katuse telgiga on 5,2. 2-liitrine 4-vedu Skoda Yeti. Ja sõita veel siis 5 tundi ja 3 minutit. 363 kilomeetrit. Kuskil teeme väikese lõunasöögi ka või sellise hilise lõuna. Mõtlesime, et teeme väikese jalasirutuse ka siin piiri ääres ja teeme ühe pildiklõpsu selle Norra märgi all. Mõnusalt soe on väljas. Jätkuvalt on selline
8 kraadi näitab auto. Et hea suvine, natukene oleme siin vaadanud seda ilmaennustust ka. Et sellised vihmaseid päevasid ilmselt midagi, ma arvan, ikkagi lõpuks saame. Et täna tundub küll see maksimaalne päikesepaisteline päevaga. Nädala lõpus vist näitas vihma. Et vaatasin ennem seda mingisugust piirkonda ka, kus me seal kämpisime või seda kohvi tegime. Siis näitas äkki üle homme ja mingi mõne päevad edasi korra mingisugust vihmakrabinat suurt midagi olnud, aga Norra silt on siin. Nüüd me peame siit üles ronima. Ma jõudsin enne. Sa oled Rootsis, ma olen Norras. Norge. Vägevne. Teeme siis pilti. Tule Norra ka. Käisime veel siin piiri ääres olevas poes. Selline, ma ei tea, hästi palju magusid asju on siin. Ja võite, kui ma siis küte on Norras nii palju kallim, kõik tanklas on ka pikk järjekord. Aga ostsime 2 vett. Tavaline mingi granaatõuna maitsevesi ja 3,19 eurodes 2,5 liitrist vett. Aga nüüd paneme üle piiri ära. See on vähemalt hea, et täna on selline pikk sõidupäev, aga samas teed hakkavad juba järjest nii-öelda ägedamaks minema. Nii palju puid. Oleme nüüd nii kaugele jõudnud, et meie nii-öelda tänase sihtkohani on jäänud sõita kusagil 260 kilomeetrit, aga teeme ühe väikese sellise, ma ei teagi, mis söök see on, nüüd see on see varajane õhtusöök ja vaatame, mis siis menüüs on meil. Mingid sellised nuudlivärgid, chicken teriyaki ja teine on siis Korea barbecue. Väga mugav ja lihtne lahendus, selline väike namps teha. Ja suitsuvorsti ka tükk. Pakk oli natuke pundi läinud, aga no vaatame, mis ta näitab. Ja kui te küsite, et mis vaade meil siis praegu on, siit tee pealt teisele poole keerata, on pilt selline. Justki mingi jõgi, aga veevool on kuidagi väga madalaks muutunud. Nii. Veevool, veetase. Sul on küsimus, veetase, jah? Kas siit võib lokki panna või? Siit tuleb lokki panna, kui sa paned tööle. Ja selle keerab põhja. Okay. See tuli all. Okay. See on meil hea vilega kann veel. Kui vesi keema hakkab, siis hakkab see kann korralikult vilisema. Ja vorst on meil siis Max ja Moritz paistab sildi peal. Ja, ma võtsin hea nooga midagi. Mulle meeldib nüsida. Ja ma vahepeal näitan autosse ka natukene, mis putru me siis oleme kaasa võtnud. Meil on vett 14 liitri pluss 10 see kanister ja siis on, kui vesi peaks otsa saama, siis on väikene selline abipakk ka veel sinna juurde, mitte vee näol. Meil on tegelikult enda matkalaud kaasas, mingil hetkel selle paneme kokku ja siis saame näidata ka. Ja kasti täis muud mudru, üks tool, Merkal tool kahjuks ei maale, linti ja siis natukene riideid ja ongi kogu muusika. Et need padjad ka ja magamiskotid, mis meil kaasas on, et pärast, kui me siis oma esimese telgi ööbimise teeme, et saab hiljem jätta siia telki üles, et neid ei pea pärast autosse tooma. Ma istun siimus üles. No, vaat niimoodi. Ja kuidas on? Väga lahe on kõrgel magada. See on nagu narivoodi. Ja see on hea, vaata, et ta on ikkagi selle kolmnurksega, et ta on nii kõrge, et sa saad siin riideid vahetada ja kui magama lähed, saad need riided sinna üles võrgu peale panna, see on hea point. Madrats on ka väga hea. Ja ma praegu tunnen, et puusakont ei hakka valutama. Üks küsimus oli mul see, et kui palju ta kütusekulule juurde annab. Ja tegelikult on see kütusekulu täiesti mõistlik, et kui ongi, praegu näite mulle selle reisi algusest ehk hommikul, kui me hakkasime laeva pealt tulema ja nüüd mingisugune, palju me sõitnud oleme siin, ligi 6 sotti või?
et kütusekulu 5,1 keskmine, mis on selline väga hea tulemus. Nii, panen B peale vahepeal. Et ühesõnaga kütusekulu 5,1, et kui me käisime Kesk-Eesti tripil selle Respo Haagisega, siis seal tegelikult tõmbas kütusekulu ikkagi üsna üles selline 9,5 peal isegi. Et selles mõttes telk on räägitud ka internetis, et paneb võib-olla 1 liitri juurde ja ta on selline voolujooneline ka, et need telgid, mis käivad nagu külje peale lahti, et kokku pakituna nemad on sellised suured kastid, umbes 30-40 sentimeetrit sirget pinda ees, mis on siis päris suur tuuletakistus. Kui selle kolmnurkse telgi siin kokku lükkad, siis jah, et on üsna selline nii-öelda ovaalne ja voolujooneline. Viskasime praegu 1 magamiskoti siia ülesse, muidu lähevad riided ka siia võrguskotti. Uksed käivad kõik lahti, selle tagumise otsa me pargime loodetavasti õhtul mõne väga ilusa koha peale, et hommikul saame ukse lahti lüüa ja siis vaadata, milline kaunis vaade meil siit avaneb. Aga muidu need tekid ja padjad jäävad meile siia, nüüd läheb rekka mööda midagi kuule enam. Tekid ja padjad jäävad meile siia sisse, kui me selle luugi kinni tõmbame. Ja kui luugi lahti laseme, siis hopsti on meil 5 sekundiga elamine valmis. Kermo! Näita neile Siimu! Mis ta näitab? Käsi näitab. Ma panen seal YouTube'i ja need vaatavad, nüüd on mingi hulluga koos. Me oleme jõudnud vahepeal nüüd Lillehammerisse kohale. See on koht, mis kunagi oli, vist olid olümpiamängud seal ka. Igatahes suusahüppemäed on meil siit samas kohe näha. Äge selline mäe nõlval linn. Ma teen kohe näitab. Mis teed? Sõidan. Mis teed? Vaata mulle silma. Kell on nüüd Rootsi aja järgi 22:28 saanud. Me oleme siis oma sihtkoha juurde Lommi jäänud sõita sinna veel mingisugune 20 ja natukene peale kilomeetrit või oli 30 kilomeetrit. Aga me tegelikult mõtlesime, kuna kell on juba nii palju, et siis me sinna kiriku juurde, palju räägitud kiriku juurde täna ei lähegi, kuna väljas läheb vaikselt pimedaks ka ja vaatame endale ühe sellise mõnusa kämpimise koha pigem. Tulime praegu ka siin ühte vaatama. Päris paljude teede ääres on sellised, kus on lihtsalt mõned lauakesed ja nii edasi. Aga praegu siit sõidavad autod ka mööda ja see müra on päris vali. Et tegelikult me leidsime Google Mapsi kaardi pealt ühe väikese sellise kõrvalise tee ühe veekogu ääres, mis on selle Lommi siis väga lähedal. Et lähme vaatame sinna, paneme äkki auto sinna paika ja siis homme hommikul läheme hoopis kirikut vaatama Valges. Ja kuidas vesi oli? Ujuma ei läheks. Külm jah? Läheks külm tundub jah. Karastav. Karastav ja hommikul võib-olla paneks tšupsti pommi siia madalasse. Vaatame, kuidas vesi on siis. Muidu natukene ikka paistab läbi ka. Kuigi sügavusest enam mittega. Aga eks see on seal natukene pimedaks ka hakkab minema. Aga mõnusalt soe väljas. Praegu näitab auto termomeeter 20 kraadi. Aga me paneme nüüd siis kohe edasi ja lähme vaatame selle kämpimise koha ka üle, mis me siin välja mõtlesime. Üks kastab teed siis. Siin saab auto puhtaks pista. Seisma siin natukene, siis see kohalik tuleb selle special price for you, my friend. 20 euros. Car wash. Väljas on nüüd üprist pimedaks läinud, oleme jõudnud siia Lommi kohale, päris seda kohta me ei saanud tegelikult, mis algselt mõte oli, aga tulime siia suvalisse mingisugusesse teeäärsesse parklasse, siin on need teisi kämpereid ka päris palju ja panime oma telgi siin püsti.
nüüd teeme kiire söögi, hirmus palju sääske on, siin täna pikalt vaaritama ei hakka. Ja üks probleem on selle kohaga see, et siin ei ole WC-d, nii et kuidas ja kuhu me vetsu saame minna, et seda peame hakkama veel läbi mõtlema. Aga lükkame siis korra ühed makaronid veel peale, mingi Galinna Blanca ja teine on siis klassik mingi ja see on mingi Pollo, mis iganes see tähendab. Et kiired söögid ja siis paneme sinna telki ära, et saaks sääskedes peitu minna. Pagana õues on sääsed nii hullud, et me kolisime autosse tuppa sööma. Aga muidugi enne otsime auto uksi lahti, nii et auto on seest ka päris palju sääski täis. Verka on siin paljasti jalgadega, ma ei tea. Aga me mõtlesime seda, et äkki vaatame homme kusagilt leiame selle termatselli, et oleme mõlemad kuulnud, et see termatsell nii-öelda elektrooniline sääsepelleti variant nagu peaks toetama päris hästi. Et äkki kusagil poest saame selle homme osta ja siis kui saame, ehk siis toimib ka muidugi. On null, jah? No jalgade peale nad väga ei lähe, sest et ma lasin enne seda sääseohvi peale. Ja veits eemal, veits. Aga näost ja selja pealt on juba sügel. Ja sumin käib ka autos, õue ei taha üldse minna. Katsame kiiresti ennast natuke loputada ja mingi WC-värandi ka siis leida ja siis hüppame telki ülesse katusele. Reisisarja järgmise osaga algab meie reis ka suuresti pihta. Uudistame vana puukirikut, kuulame kohisevat vett, teeme lumekuule, tatsame jutumärkides džunglis ja sulistame väga külmas vees.